Okei. Tere päevast kõik, kes siia kogunenud on, siia ruumi ja Teamsi. Alustame siis Kvaternaari põhjavee maapõuenergia potentsiaali eeluuringu tulemuste tutvustamist. Kõigepealt siis esineb meile Hardi Aaosaar Steigerist, umbes siis pool tunnikest räägib ja pärast seda võite küsimusi küsida. Ja siis räägin mina natukene siis üldse maapõuenergeetika uuringutest siin Eestis ja peale minu lühikest esinemist siis võib ka neid küsimusi küsida. Püüame täna piirduda umbes tunni ajaga, et see on selline ajaraam. Ma annan Hardile selle kiire üle. Aivar, ütle ka lindistamise kohta ka. Jah, ja me ikkagi lindistame selle ettekande esitluse ja paneme pärast oma siis geoloogiateenistuse YouTube'i üles, et lihtsalt teadmiseks. Ja kõik, kes siin veel liituvad, siis et pange oma mikrofonid kinni, kui saate, et oleks lihtsam. Ja ma siin näopilti praegu ei edastan, et ärge seda otsige sealt kuskilt ekraani pealt, et näitab praegu slaide ainult. Aga palun, Hardi. Ja, tervist kõigile. Nimi Hardi Steigerist. Annan siis, nagu Aivar reklaamis, ülevaate siis sellest uuringust ja nendest tulemustest. Ja küsimustega teeme nii, et siis lõpus, et kuna praegu on kõik mikrofonid vaigistatud, et siis käega märku anda, siis ma arvan, et Aivar, sa saad seal mikrofoni lahti teha äkki. Ja täna siis kiire ülevaade, millest ma räägin, peatükke või neid teemasid palju, aga nagu Aivar ütles, poole tunniga prooviks hakkama saada, et räägin uuringu eesmärgist, teostajatest, metoodikat, mida kasutasime, esinenud riskidest ja siis juba lähen detailidesse, kuidas me neid selektsioone seal tegime, haldusüksused, kvaternäärsetete paksus, koostis, millised perspektiivsed alad me siis üles leidsime ja lõpuks siis ka ettepanekud järgmiseks etapiks ja täiendatavaks uuringuteks. Et see on siis see, millest ma täna rääkima hakkan. Kõigepealt siis uuringu eesmärk. Eesmärk oli siis anda eelhinnang geotermaalse energia kasutusvõimaluste kohta sõltuvat siis Kvaternaari geoloogilisest situatsioonist Eestis ja seda siis teha linnade. Täpsustus oli see, et välja arvatud Tallinna ja Tartu, Alevite ning Alevike piires. Ehk siis see oli see meie mängumaa kogu Eesti, aga asustusüksused välja arvatud Tallinna ja Tartu. Uuringu teostajatest siis inseneribüroo Steigeri meeskonnas oli siis üks põhilisi tööde teostajaid Elisaveta Krjukova, kelle taust on siis geoloog ja ka KIS spetsialist. Mina osalesin seal projektis siis projekti juhina, aga kuna ma olen ka taustalt geoloog, siis mingil määral ka geoloogia vaates panustasin. Helis Pormeister, taustalt geoloog, Marge Uppin, hüdrogeoloog, Anna-Helena Purre, meie KIS ekspert, kes veel lisaks aitas nõu ja jõuga Elisavetat seoses selle digitaalse töötlusega. Ja Margus Raha, tema oli siis tellijapoolne esindaja selles töös, kellega siis erinevatel koosolekutel ka sai infot vahetatud. Kõigepealt siis töömetoodikast, et siin joonisel ongi siis välja toodud see loogika puu või tööprotsessi puu, et alustasime siis kõigepealt asustusüksuste filtreerimisega. Selleks kasutasime avalikke andmebaase, Maa-ameti andmebaase, mis olemas oli. Ja kõigepealt siis eraldasimegi välja kõik need huvipakkuvad asustusüksused, ehk siis küsimus, kas on linn Alev või Alevik ja välja arvatud Tallinna ja Tartu. Ei, siis eemaldasime selle ala analüüsist, jah, siis jäi valikusse sisse. Peale seda oli esimene kooskõlastav koosolek tellijaga, et see nimekiri lukku panna. Nimekiri sai lukku, hakkasime analüüsima Kvaternaari paksust. Koostöös tellijaga saigi kokku lepitud, et selle paksuse piirmäär võiks olla 20 meetrit ja suurem kui 20 meetrit ja selle alusel hakkasime siis Kvaternaari paksuse ja asustusüksuste alusel välja filtreerima esimest komplekti huvipakkuvaid alasid. Taaskord kui ei, eemaldasime analüüsist, jah, saime nimekirja. See tekitas meile taaskord järgmise kooskõlastuspunkti, vaatasime nimekirja üle, leidsime, et see on okei ja liikusime edasi järgmise etapiga, mis oli siis Kvaternaari koostise põhine filtreerimine.
sinna nii-öelda siis selleks filtriks või väravaks saigi seatud, et kas esineb liiva, kruusa või muud sellist heale veeandlusele viitavat setet. Selle alusel jälle taaskord filtrist läbi, ei, läks analüüsist ala välja, kui jah, siis jäi sisse kooskõlastus ja siis need, mis sõelale jäid, nende alade peale siis läksime detailidesse, kus me andsime siis nendele perspektiivse alade nimekirjale siis nii-öelda natukene rohkem sisu, kus me hakkasime seda geoloogiliselt, hüdrogeoloogiliselt kirjeldama. Tõime välja natukene detailsemad kaardid nende alade kohta, kvaternandsetete koostise ja paksuse kohta. Ehk siis selline see nii-öelda ülalt alla filtreerimine ja töö nii-öelda kulg välja nägi. Kõigepealt räägin ka natuke riskidest, lihtsalt selleks, et natuke tausta luua. Selle pakkumise teostamise käigus ka tõime välja juba nii-öelda eelduslikud riskid, mis selle töö nii-öelda kaasneb. See ei ole midagi halba, aga lihtsalt see on selleks, et natukene selgitada seda täpsusklassi, mida see töö võimaldab. Me teeme ikkagi seda olemasolevate digitaalsete andmete põhjal ja mitte digitaalsete andmete põhjal. Esimene risk, mis me nägime, oligi see, et seoses kvaternandsetete paksusega Eestis me teame, osad alad on kaardistatud väga hästi 150 000 geoloogilise kaardiga ja osad alad mitte. See tekitab sellise olukorra, kus need 150 000 aladel on väga hea kvaternandsetete paksus ja usaldusväärne kvaternandsetete paksuse info olemas ja muudel aladel mitte. Ja selleks, et sellest nii-öelda üle saada, mida me tegime, loomulikult seal, kus oli 50 000 kaardi nii-öelda info olemas, kasutasime seda nii-öelda olemasolevat digitaalset informatsiooni ja sealt, kus välja jäi, siis me kasutasime EGF aruandeid, VEK andmebaasi ja Maa-ameti infot selleks, et ise mudeldada triangulatsiooniga uued paksused. See on selles mõttes siukene helikopteri lähenemine, aga ta annab siiski meile võimaluse, kus me ise loome uued kvaternandiseted sinna puudu olevatele aladele, setete paksused uutele nii-öelda aladele ja see annab meile mingisuguse aimduse selle kohta, kui paksud seal kvaternandiseted olla võiks. Ja lisaks selle töö käigus siis ka jagasime vastavalt selle siis taustinfole, mis olemas on ka erinevatesse nii-öelda täpsusklassidesse vastavalt selle paksusele. Teine asi, loomulikult sama asi kandub üle ka kvaternandsetete koostise osas, sest seal, kus on 150 000, seal on väga head kvaternandsetete koostise infot olemas. Mujal 400 000 puhul on pigem nagu olemas see info, et mis geneesiga see nii-öelda tekkega see sete on. Ja teine asi, mida silmas pidada, on see, et üks risk, mis on nagu ilmne, on see, et meil ei ole niivõrd palju informatsiooni selle kohta, kui palju sügavusse. Et see info on pigem pinnapealne info, aga me siin uurime mõndades kohtades 100+ meetrit sügavusel kvaternandiseteid või vaatame neid kohti. Aga sellest riskist ei ole võimalik üle saada, aga see ongi juba järgmise etapi tase, kus nii-öelda seda asja täpsustama hakata nendes alades, mis sõelale jäid. Ja viimane on lihtsalt see, et selles digitaalses andmestikus võib olla mingisugust vigu, puudujääke asju, et seal tuli natukene Elisa Vetal natukene jutumärkides selle andmebaasiga tööd teha, et algselt kui alustus oli seal 76 000 andmerida ja uuringupunkti või järgi jäi 76 000, ligikaudu 77 000 andmerida uuringupunkti, mis on 73% algsest mahust. Et palju andmepunkte tuli välja visata, sest seal ei olnud näiteks paksuse infot, mida oleks saanud kasutada mudeldamisel ja nii edasi. Ja neist siis nii-öelda usaldusväärseid andmeid oli kuskil 35 000, 36 000 andmepunkti. Siin räägime nüüd siis sellest esimesest filtri tulemusest, kokku selle alusel 246 ala. Kui me selle haldusüksuse filtri peale panime, et see on siit roheliselt välja toodud, üpris hästi katab kogu nii-öelda Eestit või ütleme üpris ühtlaselt kogu Eestit, nii-öelda need haldusüksused. Kui me nüüd panime, see on nüüd järgmine samm, kus me panime peale siis kvaternandisetete 20-meetrise paksuse, siin on üks näide toodud Kolga alevikust, siin ongi näha, kus oleme ära piiritlenud selle kvaternandisetete paksuse 20-meetrise selle nii-öelda piirmääraga. Kui me selle nii-öelda läbi lasime, siis 246 alast jäi kokku alles 101 ala.
et päris korralik vähenemine. Siin ma lihtsalt ütlen seoses nende paksuste infoga, seal võib olla kindlasti, et need, mis välja jäid, seal geoloogid teavad, et seal võib olla siiski tegelikult kohti, kus on üle 20 meetri, aga lihtsalt see on see olukord või see baas, et kasutame seda infot, mis olemas on. Aga siiski, üle poole aladest läks sellega välja. Järgmine filter, mis peale panime, oli siis kvaternaari setete koostis. Siin tekkiski niisugune kahetine olukord, mis ma lühidalt see riskide all rääkisin ka natukene, et kui üks 50 000 räägitakse väga konkreetselt juba liivast, kruusast ja mis materjal on, siis üks 400 000 peal räägib pigem seda, et kas need on geneesid, jõesetted, järvesetted ja nii edasi, nii edasi. Ja siin me selles mõttes muud lahendust ei näinud, kuna palju alasi jäi ka sellesse kohta, kus üks 50 000 kaardi katet ei olnud, siis me otsustasime kasutada puhtalt sette geneesi tüüpi, selleks, et hakata filtreerima. Ja valisime siis, see jäi siit ees mainimata, valisimegi siis sellised alad, kus kvaternaari setted koostises peavad olema liustiku jõesetted, meresetted, jõesetted ja või tuulesetted. Ehk siis see oli see filtri alus, mida me kasutasime, sest nendest on lootust leida sobilikus mahus põhjavett, mida kasutada siis selle kvaternaari geotermaalenergia kasutuseks. Ja kui me nüüd selle filtri sinna peale panime, sellele 101 alale, eelnevale 101 alale, kus paksus oli soosiv, siis jäi järgi 54 ala kokku. Töö käigus, mida algselt ei plaaninud või ei mõelnud, tekkis vajadus ka tegelikult lisada lisafilter, sest paljud alad nad võisid küll sisaldada seda miinimum 20 meetrit paksust ja sobilikku settetüüpi, aga see ala oli lihtsalt, kus ta paiknes, oli nii väike. Ja 54 ala on ikkagi väga palju, mille seest järgmisse uuringu etappi hakata mõtlema, et mida teha või mitte, siis me otsustasime, et me ikkagi mingisuguse komplekti 21 ala jätsime välja sellepärast, et lihtsalt nad olid tunduvalt väiksemad, oli see kvaternaari setete paketi katvus kui teistel aladel. Et see nimekiri on siin toodud ja lisaks andmestiku vähesuse ja siis andmestiku vähesuse ja usaldusväärsuse ja nende poole pealt veel 4 lisaala, mis siia välja sai jäetud. Et see oli selline lisafilter, mis me eraldi läbi mõtlesime ja selle tulemusel siis sellest 54 sobilikust alast jäi järgi 29. Siin lihtsalt rõhuga öelda, et see ei tähenda, et need alad ei oleksid sobilikud. Seal võib juhtuda, et need on sobilikud, aga lihtsalt kuna eesmärk peaks olema järgmises etapis hakata neid perspektiivseid alasi edasi uurima, siis kõik ei ole võimalik uurida, et seda mahtu tuleb lihtsalt vähendada. Et neid ei saa välistada, need võivad olla kindlasti ka huvipakkuvad, aga lihtsalt töömahu järgmise etapi, uuringu etapi töömahu vähendamise vaates on mõistlik lihtsalt see lisafilter panna. Ja kui nüüd see 29 ala kokku sai välja eraldatud, siis saimegi tulemuse perspektiivsetest aladest. Ja need on märgitud siia praegu selle punasega. Miks on siin 23 oli see, et osad asustusüksused piirnesid üksteisega, siis nagu kirjeldamise vaates me kirjeldasime neid geoloogiliselt ühtsena, et neid ei ole mõtet eraldi kopeerida sama teksti. Selle tõttu siis kirjeldusse läks 23 ala, mis sisaldab siis 29 asustusüksust. Ja siit sellest tulemustest on siis näha, et enamus neid perspektiivseid alasi liiguvad või paiknevad siis kas Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis. Ja siia märgitud ka nende soolikatega on märgitud ka mattunud orud ja tihtilugu need perspektiivsed kohad satuvadki just nende mattunud orgudega piirnevate või kattuvate asustusüksuste peal. Et see on nagu see tulem, kuhu me siis selle alla filtreerimise tulemusel jõudsime. Ja siin on toodud ka nüüd tabelina. See number siin lihtsalt tähelepanuks, see ei ole paremusjärjestus, see on lihtsalt, et kokku siis see 23 ala. Mis me küll selle täpsema geoloogilise, hüdrogeoloogilise kirjeldamise käigus tegime,
kuna see 23 ala kokku on ikkagi üpris suur kogus, mida nagu nii-öelda võib-olla esimese hooga korraga ette võtta, et siis mis me tegime või mis meie geoloogid, hüdrogeoloogid tegid, et lihtsalt kui nad neid alasid kirjeldasid, seal tekkis ikka mingisugune tundmus, mis ala on nagu geoloogiliselt, hüdrogeoloogiliselt võib-olla natukene parem kui teine. Ja siis me andsime lihtsalt 2 sellist perspektiivsuse taset, et natukene eraldada seda nimekirja rohkem. Ja selle tulemusena siis saimegi, et siin esimesse perspektiivsuse tasemesse langeb kuskil 12 ala ja siis ülejäänud 11 on siis nii-öelda teises perspektiivsuse taset. Ja nii-öelda kaetus siis selles mõttes on nii Harju maakonnas, Lääne-Virus, Tartu, Valga, Võru maakonnas, Ida-Viru maakonnas, Pärnu maakonnas, Valgas, Viljandis, et selles mõttes see kaetus jäi ikkagi, ütleme nii, et ei jäänud ühte maakonna nurka, vaid igal pool Eesti nurkades, maakondades ikkagi ühte,2 nii-öelda perspektiivset alade nimekirja jäi. Ja siin on ära toodud ka need nii-öelda kvaternarisettete võimalik paksus. See on nüüd geoloogiline, et muidu oleks meil nagu mudelis on 20 meetrit siin, aga siin kohati kuni siin 147 meetrini lähevad need nii-öelda paksused välja. Või vabandust, rõhukas 187. Vot, et see oli nii-öelda siis meie lõpptulemus sellest, et millised võiksid need järgmises etapis uuringusse minevad alad olla. Lisaks siis natukene ka täiendavatest uuringutest tehti palju, aga koondan selle lühidalt kokku. Et meie siis nii-öelda soovitused järgnevateks nii-öelda sammudeks oli see, et viia siis sellest tase 1 aladel läbi nii-öelda analüüs, kaugkütte tootmisviiside ja nende hindades, kaugkütte hindade analüüs, et see tase 1 pealt vaadata ära, et paljudes võib-olla on juba mingisugused pelletil või mingisugusel uuel fossiilkütuse vabal põhinevad kütteseadmed olemas, kus nagu lihtsalt kütet pole vaja. Teha see analüüs ära, sealt kindlasti koorub välja järgmine nii-öelda nimekiri, mis on nagu tehniliselt majanduslikult mõistlik. Ja siis koostada igale sellele nii-öelda välja valitud alale detailsed ehitusgeoloogiliste uuringutega programmid ja kooskõlastada need maaomanikega. Siin on küsimus, kas läheneda ehitusgeoloogiliste uuringutega, üldgeoloogiliste uuringutega, aga selle ma jätaks juba ministeeriumile geoloogiteenistuse hiljem mõelda, mis nad arvavad, et kõige mõistlikum lähenemisviis oleks. Aga et ühesõnaga uuringute programm detailne tuleb vastavalt sellele valitud alale koostada. Aga jagasime juba ka mõningaid meiepoolseid soovitusi, mida siis võiks seal uuringute programmides kasutada või kaaluda. Et võiks alustada geofüüsikaliste uuringutega, kombinatsioonis näiteks georadari ja seismomeetriga. See on siis see, mis annaks nagu esimese kiire info selle kohta, kui paksult seal kvaternarisetteid olla võiks, lihtsalt kinnitamaks, sest olgem ausad, see uuringuvõrk, mille pealt need paksused mudeldatud on ikkagi so-so. Ja see võimaldab ka võib-olla valida paremini välja mingisuguseid mõistlikumaid puurimisasukohti. Ja siis, kui on see tehtud, ja see võib ka tegelikult hakata elimineerima võib-olla mõndasid alasi, kus eelnevalt tundus, et võiks hea geoloogia olla, aga võib-olla tuleb välja, et mitte. Ja selle alusel siis, kui geofüüsika on tehtud, otsused tehtud, siis puurida ka 2 lähestikku, seal suurusjärk 5 meetri raadiusesse paiknevad suure diameetriga pinnakatte südamed puurauku. Uurimissügavus võiks olla siis vähemalt 2 meetrit aluspõhja kinnimistesse, et siis kõikidest kogu sellest kvaternarisettete kompleksist läbi puurida. Ja siis puuritud materjal tuleks kirjeldada ja nende alusel koostada puuraugu nii-öelda litotulbad. Ja see on siis selleks vajalik, et nagu saada see esimene visuaalne arusaam sellest, et kus võivad olla siis selles läbilõikes kvaternarisettetes need head vett andvad osad. Sest kui me siin mõtleme mitukümmend meetrit kvaternaris puurida, et see isegi kui siin geoloogilisel kaardil kirjeldatakse, et peal on liiv, siis seal all sügavuses seal võib tulla sul liiv, savi, moreeni, kõik ja segamini. Et selleks, et nagu seda nii-öelda õiget kohta välja valida, siis võiks esmalt teha need kirjeldused. Ja siis on ka see mõte, et kui see geoloogiline läbilõige on muutlik, on tegelikult muutliku all ma pean silmas seda, et on vaheldumisi näiteks liiva ja savikaid vahekiht, et siis tegelikult kvaliteedi kontrolli mõttes on tegelikult mõistlik teha sealt ära ka looduslik ammokarotaaž, mis toob üpris hästi välja need savikad vahekihid, savikad ja liivakad vahekihid.
Puuritud materjalist võiks võtta esinduslikus koguses proove. See jääks siis nagu nii-öelda geoloogi enda otsustada vastavalt sellele, mis see geoloogia selle ette vaatab, millest siis teostada terastikul koostise ja filtratsiooni laboratoorsed analüüsid. Et noh, siis sa aitad kinnistada seda, mida sa materjalina näed, et see ka seda on ja kirjeldad õieti. Ja puuraugud, mis puuritakse, võiks rajada ja puhastada nii, et neist oleks peale südamiku võtmist võimalik viia läbi ka pumpamiskatsed, mis viitaks siis selles, et siis sa tead, tamponeerid mingi osa kinni ära ja teed selle pumpamiskatse siis sellest osast, kus nii-öelda geoloog on näinud, et seal on hea liivakas või kruusakas vahekiht näiteks ja kus võiks palju vett olla, et siis sa teed selle pumpamiskatse juba nii-öelda sihitult. Aga siis kasutad ära neid samu südamikpuurimise auke. Ja siis ongi viia uuringu puuraukutuse läbi need pumpamiskatsete käigus ühtlasi võtta ka veeproovid ning teha ära ka vee keemiline analüüs ja siis nii-öelda need ehitusgeoloogiliste või vahet ei ole, mis uuringute tulemusel siis need võtta siis aruandes kokku ka. Ja siis lähtuvalt nendest tulemustest siis on juba pilt selgem, lähtuvalt sellele on teada, et kus on siis need head asukohad, kus on see õige sügavus, kus on see hea veeandvus, on võimalik siis juba projekteerida juba see konkreetne ATES maasoojusüsteem. ATES, mis me sellel siis silmas peame, mis alguses mainimata on siis see avatud geotermaalenergiasüsteem. See tähendab seda, et ühest august pumpad välja, teisest sisse, ehk siis tsirkuleerid läbi selle kvaternarissetete kihi, seda nii-öelda soojuskandjat ehk vett. Vot. Ja sellega olengi ma jõudnud lõppu. Tänan kuulamast, et nüüd on see koht, kus kui kellelgi on küsimusi, siis ma saan vastata. Vaatame, kellel küsimusi on, et tõstke kätt või avage oma mikrofon ja küsige. Mina küsin korra, ma ei mäleta, kas see käis läbi, kui toona sai tehtud nagu seda lähteülesannet. Et kas te sellise pilguga nende alade väljavalimisel ei lähenenud sellele, et seal oleks nagu sellist kasutajat, kes nagu vajaks seda energiat rohkem, sest meil on nüüd, kuna me oleme nüüd Kliimaministeeriumis, aga meil on nüüd koostöö Majandus-kommunikatsiooniministeeriumiga, siis Majandus-kommunikatsiooniministeerium toetas meid just selle poolt, et kuskil maakohtades näiteks, kui on mingisugused turismitalud või ettevõtted, et sellised just oleksid perspektiivsed, et selle pilguga toona vist ei saadud vaadata, aga võimalik, et see oleks nagu vajalik selline vaade. Ja, seda ma tõingi siin välja, et see meie osa oli nagu see, et me geoloogiliselt vaatasime. Üks asi ongi, mis minu arust oli nagu selle lähteülesande vaates loogiline lähenemine, et geoloogiliselt neid kohti me teame võib-olla igal pool, aga suure tõenäosusega tarbija on ikka asustusüksus. Siis see asustusüksus oli nagu see esimene nii-öelda see, et kus on suurema tõenäosusega tarbija. Aga oma töös me vaatasime ikkagi nagu selle asustusüksuse sees geoloogilist infot. Aga samas ma siin selles nii-öelda jätku-uuringutes tõingi välja, et esimene samm võikski olla vaadata sinna perspektiivset alade sisse nüüd detailselt, et mis kaugküttesüsteemid seal on, mis tarbijad seal on, et kes nendest nii-öelda siis 23 alas võiks olla see nii-öelda võimalik tarbijad. Aga see on jah, pigem juba jätku-uuringute teema. Meil on siin küsimus. Sul on jah, et Eduard Poppanen varun küsige. Tere. Väga huvitav. Mind natukene esialgu häiris see, et sa rääkisid 50 000 kaardistamisest ja 400 000. Et tegelikult on 200 000, eks ju, et need 400 000 on jah saadud siis need 200 000 kaartide pealt, aga kuna sa seda niimoodi mainisid, siis ma mõtlesin, et tegelikult te kasutasite siis põhimõtteliselt neid kvaternari kaarte ja sealt saite siis nagu selle litoloogia ja geneesi ka. Just. Ja siin mul tekkis kohe küsimus, et selge see, et see on nii-öelda avamusinfo, aga see, mis allpool on, midagi sealt välja ei tule, et kas te kasutasite ka siis puuraukude infot, kus on ka ju kvaternari kirjeldusi olemas. Ja siis näiteks selle paksuse osas küsimus veel, et ka nendes 200 000 igal pool minu arust koostati aluspõhja pealispinna reliefi kaardid, eks ole, puuraukude põhjal ja nii edasi, et tegelikult tänapäeva
kõrgusmudelit kasutades ja neid aluspõhja pealispinna reljeefi lahutamisel saaks ju ka selle paksusi. Kas te kuidagi ka niimoodi tegite? Jah, aga jah, võib-olla need ongi kaks põhilist, ülejäänud on võib-olla jah, juba sellise geotermaali spetsiifikaga, seda ma ei küsi. Jah. Nii, esimene küsimus oli seoses selle koostisega. Jah, kasutasime ka puuraukude ja tegelikult ka VECA puurkaevude infot, aga seda me kasutasime juba siis lõpufaasis, kui oli see perspektiivsete alade kirjeldamine ja see käes. Sest olgem ausad, mis seal siis jäi, 101 ala, hakata iga ala kohta kõike puurauke asja välja korjama, et see tähendab tegelikult geoloogilist kaardistamist, et lihtsalt see ei ole nagu see. Aga et ühesõnaga jah, kasutasime neid puuraukude ja siis puurkaevude infot selles osas, kus olid juba need 23 ala välja valitud. Seoses selle paksusega jah, just nii tegimegi, et see ongi see, mis ma mainisin sellest triangulatsioonist, et mudeldasime ise paksused sinna, kus neid ei olnud. Ja siis kasutasime neid nendes hinnangutes. Okay. Hetkel ma ei räägi rohkem küsimusi, siit poolt ka ei tule. Olgu nii. Ma tegelikult võib-olla küsin ise, et sul oli seal ilusti kirjas, et puurauk tuleb ilusti puhastada ja siis pumpamiskatset teha ja kuidas sul tundub, et kas puurauk nagu püsib nende pumpamiskatsete ajal? Jah, see ongi nagu see koht, kus tuleks kuidagi kombineerida nii, et kui see on kirjeldamine ära tehtud ja see kirjeldamine võiks tegelikult, see esmane kirjeldamine võiks toimuda juba tegelikult seal puurimise juures. Siis vastavalt sellele juba teha see kiire otsus ära, et mis ossa panna see toestav mantel. Et niisama, kui seal ikka mitusada meetrit puurida, ta ei püsi. Et ta püsib nii kaua, kui seal see puurimise mantel sees on. Et lihtsalt siis tulekski teha see, et kui sa vead seda puurimise mantlit välja, siis sa paned sinna juba mingisuguse PVC ja ajutise mantli sisse, aga see tuleks siis teha nii, et juba filter ja need jääksid juba sinna perspektiivset osa avama näiteks. Mitusada meetrit ei ole ju nende puhul tarvis puurida? Seda küll, aga nüüd ongi küsimus selles, et kuhu täpselt need alad satuvad, et kui sa satud sinna, kus on, ma ei tea, mitusada on nagu palju. 187. 187, see pole ka mitusada. Aga sellegi poolest, isegi kui sa pead puurima 80 meetrit näiteks, ütleme 80 meetrit kvaternaalis ette, et siis seal on vaja kindlasti puurida seda manteldusega. Et kui sa sinna allapoole lähed, et siis sa pead seda puurima manteldusega. Aga see, et õigest kohast pumpamiskatseid saada teha, et siis see otsus peabki sündima suuresti seal puurimistööde käigus ja siis kui vead juba mantlit välja, siis paned paralleelselt PVC filtri ja selle toestuse sinna ära, et saab pumpamiskatseid läbi viia. Ja see diameeter oli ennekõike selleks, et üldse oleks võimalik pumbata. Jah, sest tahaks saada ju palju vett, et sinna peaks nagu suur sukelpump sisse mahtuma. Selge. Praegu rohkem ma siin küsimusi ei näe, et siis lähme selle teise osaga edasi, mis on võib-olla vähem huvitavam, aga siiski kõik ei ole seda veel kuulnud. Et räägime natuke siis Eesti Geoloogiateenistuse maapõuenergia projektist ja siis natuke siis selle tulevikust. Ja vabandan ette ka, et see PDF teeb seal mingisugust tehisintellektuaalset äraarvamismängu vahepeal, et kes seal märkas, et kirjeldas seal erinevaid pinnavorme banaanide ja õuntena, et ma ei oska seda kahjuks välja lülitada, et kui veel tuleb ette, siis lihtsalt võtke seda naljana või uus innovatsioonina. Aga projektist natuke, et paljud on muidugi loomulikult teadlikud sellest projektist, et mis see on ja mis see eesmärk on, aga ma igatseks ikka ütlen veel, et eesmärk on näidata, et erinevad siis maapõuenergia rakendused võivad Eesti geoloogilistes tingimustes olla majanduslikult elujõulised. See on nagu see põhiline mõte, sest kõik me teame, et meie maapõu ei ole väga soe või mitte väga kuum. Aga sellegi poolest, et erinevad uudsed lahendused võimaldavad seda soojust seal maapõues ära kasutada. Et mida me siis planeerisime uurida ja tegelikult oleme juba uurinud, ongi siis ka lisaks siis maapõuele ka kaevandus- ja merevee soojusenergiat. Et need aruanded peaks olema avalikud, ma pärast ütlen üle veel need asjad.
ja siis teeme ka paar katsejaama ja vaatame, kuidas nad siis päriselt töötavad. Nagu siin enne oli juttu korraks, et kuskil peab ikka see tarbija olema, kes seda sooja vajab ja et siin lähme siis tarbijate juurde ja vaatame täpselt seda tarbija käitumist lähtuvalt siis jooksvast sellest talvest. Ja vaatame ka ikka igasuguseid puurimislubasid, õigusakte ja mida kõike veel, mis oleks siis ikkagi vajalik selleks, et need asjad nii-öelda korrektselt ja igavesti kestaksid, nii et meil jääb jällegi nii põhjavesi kui roheline muru. Ja lähme siit edasi. Et mis siin projekti käigus siis nagu peaks kõik tekkima. Ehk siis juba korra mainisin, et meresoojusenergia kasutamise võimalikkus Eestis. Et see aruanne on avalik, presentatsioon peaks ka olema meil YouTube'is väljas. Hästi lühidalt kokkuvõttes, et merevesi on meil perspektiivikas, kahjuks küll ainult enam-vähem 2 kohas. Üks neist on Tallinna laht ja teine on Muuga laht, aga sellegi poolest see potentsiaal on olemas. Kaevandusvee soojusenergia kasutamise võimalikkus Eestis peaks vähemalt ettekanne on YouTube'is olemas. See loomulikult keskendub valdavalt Ida-Virumaa põlevkivikaevandustele ja sellele piirkonnale, kuigi ka üksikud punktid on ka siin Maardu kaevanduse lähistel olemas, kus oleks võimalik tegelikult kasutada kaevandusvett soojuskandjana. Oleme vaadanud üle ka, kuidas Soomes-Rootsis need seadused käsivad, lubavad ja võimaldavad neid maasoojuspuurauke teha. Ka selline teadus-arendustegevuse strateegia tegevuskava on tegelikult mustandina juba olemas, et mida siis üldse uurida, et 30. aastani, et mida veel annab uurida. Geotermaalenergia kaevude ja siis puuraukude avalik andmebaas on valmis pärast näitamiste kuvatõmmist ka, ja kus seda leida. Pigem nagu teadmiseks, et kus on üldse võimalik. Ja siis on veel täiesti pooleli natuke erinevatel põhjustel, siis sama settekivi mitte tegelikult geotermise energia kasutamise võimalike keskkonnamõjude nende leevenduse meetmete hindamine, ehk siis tegelikult ka see kvaternaali setete kasutamine eriti avatud süsteemidega. Natuke katsejaamadest ka. Tänaseks on siis kindlalt teada 2 katsejaama asukoht. Üks on siis meil Tallinnas, Tallinna piiri peal, mõned meetrid Harku vallast, Iskra asumis. Lahendus on siis enne kõike sellisele linnalise asula suure kortermaja nii-öelda lahendus, kuni 100 kilovatti soojusvõimsust. Ja teine selline koht on meil siis Roosna-Allikul Järvamaal, kus me siis katame ära terve aleviku nii-öelda küll enne valdavalt hetkel küll siis munitsipaalhoonete küttevajaduse, sest pimedatel aegadel on enamus kortermaju, mis seal alevikus on kahjuks läinud üle lokaalküttele, aga kindlasti ma arvan, et me suudame siin või nii-öelda neid selle hinnaga tagasi tuua sinna keskkütte juurde. Sest isegi tänase dumping hinnaga sooja hind tuleb tõenäoliselt on 2 korda kallim kui see, mida meie suudame tõenäoliselt nii-öelda oma hinnana toota. Ja siis selline, kuidas ma ütlen siis, veel natuke lahtine, aga mitte väga lahtine. Ma nimetan seda demojaamaks, kindlasti me võime mingi parema nimetuse leida sellele asjale. Ehk siis tahaks näidata, kuidas oleks võimalik siis olemasolevat horisontaalkontuuri nii-öelda teha efektiivsemaks. Ehk lisada sinna ka siis üks nii-öelda vertikaalne kontuur. Rääkimata sellest, et kuidas kasutada ära siis väga populaarset asja nagu vaba jahutus. Ma ei tea, eestikeelset sõna ma pole paremat leidnud vahepeal. Ehk siis sisuliselt suvel võtta otse maapõuest seda 10 kuni 11-12 kraadist vett ja sellega lihtsalt jahutada hooneid, mida oleks vaja jahutada. Ja siis lisaks sellele, et teeme ka pisikese hüdrogeoloogilise uurimisväljaku, ma ei suuda seda ka väga hästi defineerida. Selle põhimõtteline mõte on see, et ka demonstreerida seda, mida teeb üks maasoojus puurauk ümbritsevale maapinnale. Ehk siis jälgida tegelikult just nimelt selle puuraugu nii-öelda mõjusid lähini ümbruses enne kõike. Nii mõju põhjaveele kui mõju sellele temperatuurile ja nii edasi. Ja selle asukoht hetkel on siis mõeldud Arbaverre Lääne-Virumaale. Ja seal on loomulikult tuleb sinna ka siis, ütleme siis selline näidisklass,
või demonstratsiooniala, kus on võimalik ka inimestele näidata, kuidas siis see geodermaal nagu visuaalselt töötab. Selline plaan on. Aga lähme edasi meil siin. Et mis toimub praegu, et võib-olla mõned, kes on Tallinna äärelinnas käinud, on märganud, et üks Steigeri lipuga puurmasin on tekkinud sinna kortermaja külle alla. Ja puurimine käib juba, nii palju kui ma tean, siis täna toimub siis selle esimese mantli ilmselt, kuidas see nimetab, tsementeerimine. Kvaternäri setete osa mantli tsementeerimine. Just, kvaternäri setete mantli tsementeerimine, et tõenäoliselt on seal praegu vaikus, et rahu, aga juba esmaspäeval tõenäoliselt läheb edasi puurimiseks ja järgmised siis umbes 140 meetrit, natuke vähem. Oleneb sellest, kus kohast siis kristalline aluskord vastu tuleb, et siis läheb edasi. Nagu näete, masin on suur, võib-olla olete ka meedias näinud, ka see ava on üsna suur seal. Puurimist sai alustatud peaaegu 40 sentimeetrise läbimõõduga siis puurpeaga, natuke isegi üle 40 sentimeetri. Ja päris lõppu läheme siis 219 millimeetrise puurpeaga. Et saame vaadata, et mis siin nüüd edasi peaks juhtuma, on siis see, et kui valmis on, teeme mõned geofüüsikalised katsed seal ja siis läheb edasi tegemisse. Et võib-olla siis õnnestub isegi sellel kortermajal ja sellel kaugküttesüsteemil saada juba oluliselt rohelisemat ja mõnusamat sooja talvel. Nii, ja Proosna allikul läheb puurimiseks umbes oktoobris, et ma nüüd täpselt kuupäeva ei ütle, aga oktoobris üsna kindlasti. Ja sinna tuleb siis 5 auku. Nii, aga ma nüüd tahtsin näidata ka seda maapõusoojuse installatsioonide kaardirakendust korraks, et siis näidata, kui palju tegelikult ikka Eestis tehtud on, et kõik võivad seda geoloogiateenistuse geoportaalist vaadata, see link on seal nurgas. Saate sinna sisse zoomida ja välja zoomida ja näete tegelikult kõiki asju, et varasemalt sellist kaarti olemas ei olnud tegelikult, et oli võimalik Maa-ameti kaardirakendusest näha konkreetselt puurauke, kui väga lähedale zoomida. Et nüüd ongi pigem vastupidi, et sa saad kaugelt sisse tulla ja näha, mis seisus nagu olukord on. Ütleme, mitte väga üllatavalt on need täpid ikka kipuvad selliste suurlinnade kandis olema, kui Narva välja jätta. Et see ongi võib-olla üks sellistest murekohtadest mingis mõttes. Et selle peale siis on selle järgmine kaart, mille alusel ka tegelikult natukene Steiger siis oma seda eelmainitud tööd tegi, ehk siis need mattunud orud. Et need mahuvad oluliselt paremini üle Eesti ja mahuvad ka sinna Lõuna-Eestisse. Ja seetõttu, kuidas ma ütlen siis, jätkama. Et mis see plaan on? Plaan on siis tegelikult nende välja raalitud 23 või 21 või 29 või kuidas see number meil tuleb asukohta siis edasi uurida ja läbi viiagi neid enam-vähem neid töid, mida just siin Hardi mainis natuke aega tagasi. Plaan on siis enne kõike järgmine aasta uurida seda, kus siis tegelikult see tarbimisvajadus on, et kas seal on keskküttevõrk, kui suure võimsusega see seal on ja nii edasi. Lähtuvalt sellest siis planeerida töid. Uuringu osa siis see puurimine ja uurimine, pumpamiskatsed ja nii edasi ja tegelikkuses on lõpptulemus peaks ikkagi olema jällegi pilootide peale tegemine, et näha, kas see ikkagi toimib ka reaalsest selles kasutuskeskkonnas. Igaks juhuks mainin ära, et see raha ei ole 100% kindel, et selle projekti jaoks, aga tundub, et lootust on. Kindlasti sellega on võimalik ka siis seal Lõuna-Eestis nagu näha nagu seda süsinikneutraalset küttelahendust nagu parandada oluliselt. Et see on ka need on ka lähituleviku sellised tegevused, et ehk siis järgmiseks tegelikuks päris mitmeks aastaks on meil siin veel uuringu tegevust. See on kui ma viimane slaid, kui ma hästi mäletan. Just. Et kui on siin küsimusi, et kui ma kõigepealt võtan siit enda kõrvalt, kui on või ei ole, siis ma võtan siit Teamsist.
Nii, ma praegu ei näe seal küsimusi, et ma püüan ise küsida, võib-olla ise vastata, mis võib-olla veel ütlemata jäi. On küsimusi? Jah, palun, Eduard. No ma siin hoiatasin ka, aitüma, väga huvitav. Natuke ette korraks, et Maasun Tistrel on siin 100 kilovatti ja Rosnaliku 400. Selline küsimus, et kas te olete löönud kokku ka, siis palju see eluea hind võiks tulla, siis nii-öelda LCOH, eks ole, et sa korra mainisid, et 2 korda kallim, ma ei saanud, et see olemasolev on kallim või on see nii-öelda puurimise, et olete arvestanud kogu kapeksid, opeksid sisse ja nüüd, mis see hind võiks tulla seal? Ja oleme ikka arvestanud, meil lihtsalt praegu on natuke, me ei ole selles mõttes päris kindlad nende seadmete elueast, mida me sinna paigaldame ja me ei ole ka nii-öelda seda puuraugu hinda nii-öelda leidnud seda mõistlikku pikkust, kaua see puurauk siis nagu elujõuline on. Aga sisuliselt, kui võtta nii-öelda selliseid kirvereegli järgi, siis jah, et seal tuleb olemasolevast 2 korda odavam. Ehk siis olemasolev on tegelikult praegu õli, mille nii-öelda siis väljamüügi hind on seal 77 vist oli eurot megavati eest, mis ilmselgelt on alla selle tegeliku hinna. Nii et selle järgi võib enam-vähem, ma näen, et see oma hind seal tuleb kuskil 35 eurot megavatt-tunni eest, eeldusel, et elekter ei maksa üle 150 euro megavatt-tunni eest. Okay, väga hea, aitüma. Just ikka ja seda ma arvestan praeguste siis nii-öelda konkreetsete aukude ja seadmed hindade järgi, sest ma kipun arvama, et on võimalik edaspidi natuke mõistlikuma hinnaga teha. No mis ajavahemikku sa siis sinna arvestasid selle hinna siis 20 aastat, 10, 30, 5 aastat? Puuraukude puhul arvestasin 50 aastat, seadmete puhul 15 umbes niimoodi. Isegi 50, okei. See eeldusel, et puurauke kasutatakse mõistlikult, ütleme, ja me suudame nagu säilitada mingisuguse tasakaalu seal puuraukudes. Nii, ja Argo, palun. Argol on selline küsimus või kommentaar, et kui näppude peal kokku arvutada, siis ühes Diskres oli siis 200 vatti jooksumeetri kohta ja seal Roosna-allikul 160 vatti, mis on nagu päris palju, et tõenäoliselt tuleb siin ikkagi midagi tagasi hakata panema ja kas seda ka tipuvõimsusena ikkagi välja tuleb, aga ma sain tegelikult üks päev juba aru, et ega see tipuvõimsus tuleb ilmselt kusagilt mujalt. Jah, eks loomulikult jah, et seal tegelikult on mõlemas asukohas on täna suhteliselt mitte eriti vanad ega mitte eriti amortiseerunud fossiilkütuse katlad olemas, ehk siis jah, et tipuvõimsuse jaoks saab neid tegelikult kasutada ja plaan ongi neid tegelikult kasutada, sest ei ole mõtet üledimensioneerida asju selles suhtes, jah. Et kui täpsemalt öelda, siis Diskres on gaasikatel ja Roosna-allikul on põlevkiviõlikatel. Praegu ma rohkem küsimusi ei näe. Siis ma tänan Hardit, tänan kutsujaid siit Kliimaministeeriumist, Margust ja Enet, kindlasti ka Timot, kes vist puhkab. Ja tänan kõiki, kes osalesid. Salvestus läheb üles siis geoloogiateenistus YouTube'i, kes tahab seda veel üle vaadata. Selle slideshow puhul on see, et kõik, kes osalesid, ma näen, kes te olete, ma võin teile selle saata. Ja selle aruande siis pikk versioon on täna Kliimaministeeriumi leheküljel, mille linki ma peast ilmselgelt ei suuda öelda. Aga ma võin sellele e-mailile juurde panna selle lingi, mis ma teile natuke mingi aja pärast saadan, siis ka koos selle presentatsioonidega. Selle asukoht võib muutuda. Jah, et selle aruande asukoht võib muutuda, et me paneme selle tegelikult ka siis geoloogiafondi, et kes on geoloogiafondiga rohkem tuttavad, et leiavad ta sealt ka siis ülesse.
ja siis ma tänan ja sellega lõpetame siis. Aitäh. Aitäh. Aitäh, nägemist. Aitäh.